Tahaksin alustada sellest, et ma tahan raamatust lugeda Panehini raamatust. Temal on palveraamat ja siin on siis kirjutatud nõnda selles raamatus. Mida te siis arvate, millise probleemiga kohtuvad meie tänapäeva kirikud? Väga paljud kirikujuhid olid selle küsimusega seotud ja vastasid väga palju erinevaid vastuseid. Neil oli võimalus oma variantidega, isiklike variantidega siis lagedale tulla. Olid siis abort oli 10. kohal, siis oli abielu lahutus, evangelism, õpetus. Ja mis oli siis esimesel kohal? Oli palve. Kõige teravam vajadus tänapäeva kirikutes, tänapäeva kristlastel on vaja sellist tõsist palvet, nii nagu kirikust, nõnda ka meie iga inimese, iga kristlase elus. Väga paljudel on selline probleem, et ei ole sellist püsivust palves. Väga suur probleem, et suhe Jumalaga, see kaob ja me lihtsalt me hakkame koos viibimast koos Jumalaga. See on normaalne, et püha vaimuga me räägime, aga mida rohkem aega möödab, mida vanemaks me saame Jumalas, seda vähem hakkame Jumalaga rääkima. Nii et vahest esitatakse mulle küsimusi, et kas see on normaalne. Mina tahan öelda, et see ei ole normaalne. Meie peame vestlema Jumalaga kogu aeg ja igavesti. Meie suhe ongi elu. See ongi see oks Jumalas. Et öelda lahti sellest, me peame oksast eemalduma. Ja imetlus ja imeväärne on see, et miks kuivus tuleb meie ellu. Mingisugune religioossus tuleb meie ellu. Või mitte ainult religioossus, ei ole sellist edasipürgimist, edasiminekut. Mina arvan, et palve on ärkamise võti. Seal, kus inimesed hakkavad otsima Jumalat, nende elud saavad muudetud. Kui me otsime tema palet, tema teeb terveks meid ja meie maad. Ma tean ajaloost, et kõik äratused algasid palvest. Ja mina usun seda, et kui täna tuleb rohkem ja rohkem inimesi, isiksusi kristlastest, oma palveruumides hakkavad ja kui massilised kogunemised tulema, see tuleb massiline äratus meie rahvustes. Mina usun seda täie ulatusega oma südames. Jumala sõna räägib meile, et Jumal palub meid enne kõike alustada palvega. Siin on erinevad viisid palveks, aga täna siin ei ole mingisugust vahet. Meie tahame rääkida seda, et Jumal räägib meile enne kõike, ta palub palvet. Kas te võite öelda amen selle peale? Sest nõnda on kirjutatud. Jumala sõnas on nõnda kirjutatud. Jumal räägib meile enne kõike. Ma palun, et te alustaksite palvega. Enne kõike me peame alustama oma asju palvega. Jumal tahab, et me suhtleksime temaga enne kõike. Miks? Sest kõik ülejäänud edu kõikides valdkondades meie elus tuleneb välja sealt, voolab välja. Kui te jääte uksa külge, siis toote palju vilju. Kui me räägime ja suhtleme temaga, siis me kleepume tema külge. Miks Jumal palus meil panna esimesele kohale meie kristlikus elus? Miks just esimesele kohale? Sellepärast, et kristlus seisnebki elavas kontaktis Jumalaga. Me võime vaielda, et palve ei ole esimene asi meie elus, kristlikus elus. Sest meie arvame, et palve on mingisugune religioosne asi. See on lihtsalt mingisuguste sõnade ja fraaside kordamine. Aga kui meil on elavad kohtumised Jumalaga ja rääkimised temaga, kui me vestleme temaga, mitte ainult ühes suunas, aga me saame ka tema häält vastu kuulda ja meil on elav kohtumine, siis nõnda on ka kirjutatud, et enne kõike palve, elavad kohtumised issandaga, kui tema räägib meiega. Millest algab veel siis kristlik elu?
algab elava Jumala sõnaga, kes ei kuule Jumala elavat sõnad oma vaimus ükskord, need inimesed, kes ükskord ei koge kohtumisi elava Jumalaga, nad lähevad ära Jumala juurest. Elavad kohtumised Jumalaga just hoiavad meid sellel teel. See ongi meie teenimise kogu baas. Elavad kohtumised koos Issandaga on baas meie perekonnas ja meie vundament meie elus. Sellest räägib Jumal, et kõige tähtsam meie elus on meie suhted koos Jumalaga ja kui konkreetselt rääkida, meie kohtumised temaga. Me kutsume seda palveks. Ma ei taha seda sõna kasutada kui palve nii tihti. Sest kui me kuuleme sõna palve, siis igal ühel on oma arvamus. Mõni arvab midagi negatiivset selle all. Mingisuguse halva kogemusega. Ma tahan öelda selle asemel, et elavad kohtumised Jumalaga. Vestlused püha vaimuga. Sest see on natukene lähenem mõttele. Ja nii Jumala sõna räägib, et meie palveelu on prioriteet number 1. See on saladus. Mõistes seda, et tulla välja sealt ellu palveelust ja kõiges. Sest kui me mõistame, et meie kohtumised koos Jumalaga, see on väärtus number 1, siis meie hakkame võitlema selle eest veel rohkem, kui me elus oleme võidelnud. Miks meil on vaja püsivust palveelus? Miks meie kohtumised Jumalaga lähevad hoopis teist rada pidi? Enne me rääkisime veel sügavamalt ja rohkem ja tõsisemalt kui täna. Miks juhtub nõnda? Sest vahest meie tähelepanu lähevad teiste asjade peale. Selliste maailma asjade peale, kui meie tähelepanu hajub. Võib-olla mitte midagi pole toimunudki, aga lihtsalt meie tähelepanu kadus. Siis see mõjutab ka meie käitumist ja tihti me hakkame panema esimesele kohale kohtumisi inimestega kui Jumala endaga. Aga kellega peavad kohtumised olema esimesel kohal, kui mitte meie Issandaga, meie Jumalaga, meie kõige väelisemaga, kõige teadjana. Ja see raamatus 49. salmis on öeldud, et kõik rahvad, ta on veel suurem kui kõik rahvas, Jumal on isegi rahvastest veel tähtsam. Me peame olema mingid humanistid, kellel on keskteeks on inimene. Meie keskteeks peab olema Jumal. Ja sellepärast Jumal ongi esimesel kohal. Meie kohtumised Jumalaga peavad olema esimesed ja siis alles teiste inimestega. Ei ole kedagi tähtsamat ja väärtuslikumat kui Jumal. Kui tuli Yonggi Cho, pastor Pucci, ta rääkis meile hästi tuttava loo. Ükskord Põhja-Korea pastor rääkis ja paluti pastoril tulla telefonile, sekretär ütles, et andke andeks, et president, et ma ei saa kutsuda pastorit Cho telefonile. President ütles, et ma räägin sulle, et kutsu Yonggi Cho. Ja ta ütleb, et lugupeetud president väga viisakalt, et härra president, vabandage, aga ma ei saa teda kutsuda. Ma ei saa Yonggi Chot kutsuda, sest ta praegu vestleb Jumalaga. President hakkas juba närvi minema. Ma ütlesin sulle, sinuga räägib president, Põhja-Korea president. Ma ütlesin, kutsu pastor Cho. Ja tead, mis see naine tegi? Ta ütles väga viisakalt, härra president, andke andeks, tema vestleb Jumalaga ja pani esimesena toruhargile. President oli täiesti šokeeritud. Yonggi Cho lõpetas vestluse koos Jumalaga, helistas talle ja päästis sekretäri siis Põhja-Korea presidendi viha alt ja kaitses teda. Ja ta palus vabandust, andke andeks, seletas selle mõtte ära, et mida ta teeb. Tema jaoks Jumal on tähtsam kõikidest inimestest ja kohtumine koos Jumalaga, kes on presidentide president, tema jaoks on see tähtsam. Ükskõik millise presidendiga suhe. Mitte sellepärast, et president nüüd helistab talle.
tema räägib Jumalaga mitte sellepärast, aga ta on tark inimene ja ta mõistab, kui tal on nüüd hästi ligidane suhe koos Jumalaga, siis hakatakse talle veel vähem helistama. Tal ei ole kedagi vaja. Sest kellele tema on vajalik inimesena, meie tavalised inimesed, tal on suhe püha vaimuga, seda on meil kõigil vaja. Sellepärast ongi tähtis esimesele kohale panna püha vaimu, meievaheline suhe koos püha vaimuga. Tema on issandate issand ja kuningate kuningas. Jumala sõna räägib veel samal teemal. Avame Luuka raamatu 10. peatükist. Naine Marta võttis Jeesuse vastu. Tal oli õde Maarja, kes istus jalgade ees ja kuulas tema sõna. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только... Aga kui nad rändasid, läks ta ühte alevisse, ent üks naine Marta nimi võttis tema vastu oma majasse ja temal oli õde, keda hüüti Maarjaks. Seegi istus issanda jalge ees ja kuulas tema kõnet. Marta aga tegi tegemist mitmesuguse talitusega. Ta tuli sinna ja ütles: Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde laseb meid üksi talitada? Ütle ometi temale, et ta mind aitaks. Aga issand vastas ning ütles talle: Marta, Marta, sa muretsed ja teed enesele tüli paljude asjadega, kuid tarvis on vähe, õigupoolest üht. Maarja on sulle hea osa valinud ja sa ei võta temalt ära. Mida siis ta hakkab tegema? Ta istub Jeesuse jalgadete maha ja kuuleb tema sõna. Kas te võite seda ette kujutada? Sa katad suure laua, püüad igasugused kostitused lauale panna ja sinu enda õde, sul ei ole rohkem abilisi. Tema jätab sind maha ja veedab aega Jeesusega. Võib-olla Marta nõudega seal üritas seal tähelepanu saada, hakkas seal kurki seal, ma ei tea, hästi kõvasti noaga lõikuma igatepidi, et nüüd endale tähelepanu saada ja igasugustel viisil ta püüdis, et keegi paneks teda tähele. Kuulge, et ma olen ka siin, et ma ei ole kuhugi veel läinud, et ma töötan siin. Aga null emotsioone, neil oli väga meeldiv õhtupoolik, nad väga hästi aega veedavad aega seal ja temal on nii palju emotsioone ülevalt, ta ei saanud ennast kinni hoida nii palju. Ta ei läinud Maarja juurde, ta läks Jeesuse juurde, ta läheb Jeesuse juurde: Issand, kas sina, ta ütleb talle, kas sinule, kas sul ei ole vajadust? Tema mind jättis üksinda teenima sind esiteks. Ta on sõnas öeldud, ta lihtsalt ei saanud hakkama, ta lihtsalt, närvid ütlesid ülesse. Kui ta pöördus Jeesuse juurde, nüüd Jeesus ütleb: Marta, sa oled siin. Õigus, jah, Maarja, palun, lähme ruttu üheskoos nüüd appi Martale. Aga Marta imestuseks Jeesus tõstab pea: Marta, Marta. Mitte hea algus, mitte halb algus. Sa nii palju muretsed, aga Maarja valis parem osa. Ja see, ma ei võta talt seda ära ja ma ei aja teda ära. Ja seda ei võeta talt ära. Sellel lool ei ole lõppu, ma ei tea, mis see Marta võis vastata, sellepärast ongi vaikus. Lähme taevasse ja saame teada. Kindlasti tulid tagasi ja jätkas oma tööd edasi. Ja ta mõtleb, mida see tähendab? Ja mõtleb nende sõnade üle. Selles oli tõsine tund, seal oli 12 õpilast, kõik alati Jeesuse lähedal, nad ka nägid. Ma arvan, et kõik jäid mõtlema selle peale. Mis siis siin juhtus? Maarja ja Marta, nad ei ole ainult 2 naist, need on 2 väärtuste modelli.
väärtuste modellid siis Marta ja Maarja. Millega need väärtused on siis sarnanevad ja millega mitte? Marta armastas Jeesust, Maarja armastas samamoodi Jeesust. Marta suhtles Jeesusega ja Maarja samamoodi suhtles. Marta teenis issandat ja Maarja samamoodi teenis issandat. Nad olid täiesti ühesugused. Milles seisneb siis erinevus? Ainult ühes. Erinevatel viisidel nad jätsid väärtuste asemel oma prioriteedid maha. Kõik olid ühesugused, kõik oli oma koha peal. Aga Marta natukene tegi aktsenti, raskused tulid tema peale, mitte Jeesuse peal, vaid tegud peal Jeesuse jaoks. See oli hea, see ei olnud paat, see ei olnud kurjus, ei olnud halb see Jeesuse jaoks. Aga Maarja, kõik sama teenimine ja samamoodi armastades teda, aktsendi ta pani tema suhte peale, temaga kohtumise peale. Kui Jeesus nüüd eristas neid, modell, kes on Maarja väärtuse modell, mulle meeldib rohkem. Sellepärast, et sellisel viisil Maarja pani Jeesuse esimesele kohale suhetes. Tema pööras talle rohkem tähelepanu, sest laud Jeesuse jaoks oli ka tema jaoks. Tema istub ja ootab, aga siin silmast silma, palgest palgesse. Loomulikult meie elus ideaalne, kui me jõuame kõik ära teha. Meie elus peab olema ka nii, kõik peab eksisteerima meie elus. Aga te peate teadma südames oma prioriteete. Prioriteedid tulevad siis, kui me jõuame ristmikuni. Mina arvan, et selles loos Jeesus ei tulnud nende juurde väga kauaks ajaks ja tuli valik, kas veedame hästi aega või sööme väga hästi kõhud täis. Ja Jeesus võttis vastu otsuse. Parem ma lihtsalt vestlen nendega. Prioriteedid tulevad esile alles siis, kui tuleb mingisugune vastuolu. Kui ei ole vaja, kui ei saa kahte asja korraga teha, sa pead tegema valiku. Siis alles tuleb välja, mis on esimesel kohal sinu elus. Kas Jeesus ja suhe temaga on esimesel kohal meie elus? Loomulikult peab olema ka balanss. Me peame ka kannatama oma elus. Kõige jaoks on oma aeg. Ja see ongi nii. Prioriteedid on. Jumala kuningriigis on väga palju väärtusi. Aga mitte kõik väärtused ei pea olema temaga seotud. Usk, lootus ja armastus. Aga armastus nendest on suurem. Sõnakuulemine on parem kui ohverdamine. Jumal on vaja ohverdust rohkem, aga see on parem. Nägid, kas Marta tegi halvasti? Ei, tubli. Ta oli tubli. Aga Maarja käitus paremini. Sellest parimast me täna räägime prioriteetidest ja väärtustest meie issandaga. Aga kas Jumala sõna räägib veel meiega sellel teemal? Apostlite teod 6. peatükk. Nüüd me vaatame, millega õpilased said hakkama. 6. peatükis on kirjutatud väga huvitav lugu. Selles, kuidas õpilased võtsid vastu selle õpetuse. Esimesest salmist kuni 7. loeme. Aga neil päevil, kui jüngrite arv suurenes, tõusis nurin kreekakeelsete juutide seas heebralaste vastu, et igapäevase abi andmises õieti ei hoolinud nende leskedest. Siis kutsusid need 12 eneste juurde jüngrite hulga ning ütlesid, see ei sobi, et me kõrvale jätame Jumala sõna ja hoolt kanname toidualade eest. Sellepärast vennad vaadake endi seast 7 mees, kellel on hea tunnistus ja kes on täis vaimu ja tarkust, kelle me saaksime sellesse ametisse. Meie aga tahame pidevalt olla palvetamises ja sõna teenistuses. See kõne oli kogu rahva hulga meelt mööda ja nad valisid Stefanose, mehe täis usku ja püha vaimu ja Filippuse ja Prokose
ja Nikanori ja Tiimoni ja Parmena ja Nikolause juudi usku pöördunud ametioluse, nad seadsid apostlite ette, palvetsesid ning panid oma käed nende peale ja Jumala sõna kasvas ja jüngrite arv sai väga suureks Jeruusalemmas ja suur hulk preestreid said sõnakuulelikuks usule. Situatsioon. Apostlitel tekkis mingisugune olukord. Nad ei jõua laudusid kokku panna, jäid aja hätta. Apostlid hakkasid veel rohkem vaeva nägema, mina arvan. Ja siis mõtlesime, kuulge, proovime, üritame nüüd kõik kuidagi ära rahuldada. Püüame nüüd kuidagi niimoodi teha ja siis vaatavad, et me lihtsalt ei jõua ja kõik. Vaatame, et neid laud on rohkem ja rohkem. Inimesed said päästetud, kogudused said arvu poolest suuremaks, rohkem inimesi tuleb ja tuleb, et see ei ole mingisugune väljapääs. Nende palve elu hakkas kannatama. Veel vähem ja vähem nad hakkasid suhtlema Jumalaga. Ja siis mingi hetk sisimas midagi juhtus, stopp, piisab, aitab. Nad ütlevad, et see ei ole mingisugune väljapääs, lahendada probleeme. Meie aeg koos Jumalaga. Me ei taha eraldada seda aega, et lahendada seda küsimust. Sest sa lahendad selle küsimusega, tuleb uus küsimus. Et uusi küsimusi lahendada. Sa pead üldse lakkama Jumala juurde tulema. See ei ole väljapääs. Väljapääs seisneb selles, organiseeri kuidagi see teenistus nii, et kõige jaoks oleks oma aeg ja oma koht. Ja nad läksidki sellises viisis, nad terve struktuuri tegid ümber, kõik oma päevakava ja panid Jumala esimesele kohale, suhe koos temaga ja sõna. Nad olid ju Maarja ja Marta kõrval, kui Jeesus rääkis nende naistega. Ja kui neil tekkis küsimus samamoodi laudadega, neil võib-olla tuli meelde see olukord, et juba lauad juba hajutasid tähelepanu. Ja siis tuli meelde, mida õpetaja oli õpetanud. Nad tahtsid Jeesusele head meelt mööda olla. Nad panid Jeesuse esimesele kohale. Kas te mäletate, et tuli püha vaim ja selle tagajärg oli, et algas äratus. Kui nad oleksid kaotanud suhte Jumalaga, siis ei oleks mitte midagi välja toodud, aga nad panid esimesele kohale oma elus kohtumised püha vaimuga. On kirjutatud, et Jumala sõna kasvas ja jüngrite arv sai väga suureks. Samamoodi oli Jeesuse teenistuses. Ta hakkas oma teenistust 40 päeva, ta oli kõrbes ja paastus. Aga kui ta tuli välja, ta ei lakanud pidevalt ja stabiilselt päevast päeva. Ta leidis aega, et rääkida koos oma isaga. Kui ta lõpetas oma elu Getsemani aias ja ristil olles, ta rääkis oma isaga. Kus on veel kirjutatud Jumala sõnas? Avame Danieli raamatu 6. peatükk 7. salmi. Olete kuulnud Danieli raamatust sellist lugu. Inimesed, kes hakkasid armukadedust tundma, kadedust tema üle ja nad tahtsid ta hävitada, anti käsk, et kuu jooksul ei ole vaja kelle käest midagi paluda, ainult selle väepealiku käest. Mis siis Daniel tegi? Sai teada, et nõnda kirjutatud selline käsk, ta läks oma kotta, aknad olid avatud Jeruusalemma poole ja 3 korda päevas pani põlved maha ja palus oma Jumala poole. Ta tegi enne seda kõike, mis oli kästud. Halleluuja selle peale. Vaadake selle Jumala mehe südame peale. Maarja ei läinud Marta mõju alla. Aga Daniel on lõvide augus ja lõvide mõju all. Kas te näete seda vaimu ja ühte südant?
Talle öeldi, kui sa jätkad vestlemas koos Jumalaga, sind süüakse ära. Ja milline oli tema reaktsioon? Ta pidi avama aknad ja hakkama kiitma ja palvetama Jumala poole, nagu ta tegi ennem. Sellisel viisil ta näitas järgmist. Las mind ennem lõvitsevad ära, kui mina lakkan iga päev 3 korda päevas palvetamas, nii nagu ma seda ennem tegin, suhtlema Jumalaga. Kui me loeme Danieli raamatut, me näeme, et kohtumised Danieli ja Jumala vahel oli täiesti imelised. Ta oli nagu surnud Jumala ees. Püha vaim puudutas ma süda nii suurelt. Amen. Kallid partnerid, ma tahan praegu kogu oma südames tänada teid, tänu teile, et te toetate meie teenimist. Me kõik elame oma elu, see ei ole minu tee, see ei ole meie teenimise, meie meeskonnatöö, see on teie toetus. Ilma selle toetust ei oleks midagi, me ei saaks seda saadet näidata, me ei saaks konverentse veeta, paastusid, seminarisid, ilma teieta, kallid sõbrad. Kõik meie ühised palved äratuseks. Ja Jumal toob seda äratust meie rahvastesse, ilma teieta, kallid partnerid, me ei saaks mitte midagi. Me oleme üks meeskond, aitäh teile selle eest, et te olete, ma armastan teid. Iga päev ma palun teie eest ja õnnistan teid. Te olete minu südames. Ja ma iga päev tuletan teid meelde, pidevalt ma palun teie vajaduste eest. Ma kiidan Jumalat teie eest ja palun, et teil oleks suhe koos Jumalaga. Ma palvetan teie äri eest, teie perekonna eest, teenimise eest. Ma palun pidevalt teie eest, aitäh teile, et te olete olemas. Ja las Jumal täidab kõik teie vajadused. Las ta annab 100-kordselt teile tagasi. Mis teie elus ka ei oleks, kõik õitseks. Las teie suhted Jumalaga õnnistaksid teisi, teie suhted naistega, oma lähedastega oleksid edukad. Las teie teenimine toob väga palju vilja. Ma soovin edu teile kõiges. Te olete minu palvetes iga päev. Спасибо вам, дорогие. Вы в моих молитвах каждый день.